Käesoleva video teemaks on siis impedantsi mõiste lahti seletamine ja sellega seoses ka impedantsi pöördväärtus ehk admitantsi. Aga alustame natukene kaugemalt ehk siis sellisest mõistest nagu elektriline takistus ja sellisest komponendist nagu takisti. Ehk siis takistiskeebi tähis on selline rööpkülik või ristkülik. Takistust tähistatakse R-tähega sõnast resistance ja tema mõõtühik on ohm. Ja tüüpiline viis, kuidas takistust defineeritakse, on siis elektriahela võime siis takistada voolu kulgemist selles ja on tihedalt seotud sellise väga tuntud elektroonika alustõega, nagu on siis Ohmi seadus, mis ütleb, et voolu tugevus I, mis läbib siis mingit takistit, on siis võrdeline selle takisti otste vahele rakendatud pingega ja pöördvõrdeline takisti takistusega. Teine viis, kuidas saab takisti olemust kirjeldada, on siis seda moodi, et öelda, et tegemist on seadmega, mis siis muundab elektrienergia mingisuguseks muuks energialiigiks. Kõige tüüpilisem on soojus, aga näiteks kui takisti näol on tegemist meil akuga, siis ta muutub elektrienergia keemiliseks energiaks. Kui on tegemist lambiga, muutub siis elektrienergia põhimõtteliselt elektromagnetkiirguse ehk valgusenergiaks ja nii edasi ja nii edasi. Takisti puhul on siis ka vahelduv pinge puhul oma Ohmi seadus kenasti kehtiv, ehk siis mis iganes kujuga ka pinge ei oleks. Pool, mis selle tagajärjel takistis tekib, on lihtsalt sama kujuga. Ainuke erinevus on see, et siis voolu amplituud on vastavalt siis takistus korda väiksem. Ehk me võime seda sellise pisikese graafikuna kujutada. Ja siin on aeg ja siin on siis pinge ja voolu tugevus. Näiteks vahelduv pinge on meil sellise kujuga, siis selle tagajärjel takistis tekib vool on täpselt samasuguse kujuga, aga siis lihtsalt väiksema amplituudiga. Lihtne. Nüüd elektriahelates kasutatakse veel kahte sorti komponente, nimelt siis kondensaatoreid ja induktiivpoole. Ning isegi kui neid spetsiifiliselt ei kasutata, siis kõikidel elektriahelatel on oma mingisugune kas või tillukene pahtuvus ja või induktiivsus. Need samad komponendid on alati siis elektriahelas olemas ja nende puhul olid siis voolu takistavat mõju kirjeldavad suurused olid siis vastavalt mahtuv takistus, mis oli siis miinus J jagatud omega C-ga ja induktiivtakistus, mille valem on siis J omega L. Kuidas need valemid on saadud, nende kummagi kohta on siis ka eraldi video olemas. Ja kuna tüüpiliselt elektriahelas kõik need omadused eksisteerivad koos, siis elektriahela kirjeldamiseks kasutatakse sellist mõistet nagu impedants ja impedants on siis nii-öelda takistuse laiendus vahelduv voolule ja näitab siis, kui suurt vastupanu osutab üks või teine elektriahel siis vahelduv voolu kulgemisele selles ahelas. Ja tegemist on siis kompleksse suurusega, et ta koosneb reaalosast, milleks on siis aktiivtakistus. Põhimõtteliselt võib mõnes ahelas olla võrdne ka nulliga, aga ka null on reaalarv. Ja pluss J korda X. Ja X on siis selle impedantsi imaginaarosa või siis reaktiivtakistus. Nagu te juba teate, neid on kahte sorti. Kumb siin nüüd on, sõltub konkreetsest ahelast. Kui ahelas on induktiivsus ja takistis näiteks, siis on see XL ja on plussmärgiga. Meil on mingi ahel, kus on koos näiteks takisti ja kondensaator, siis on see olemuselt XC ja siia tuleb ette veel ka siis tähendab miinusmärk. Nüüd kompleksarvu saab väljendada mitmel viisil, samamoodi ka siis impedantsi. Taoline kirjapilt on ühest küljest lihtne, sest on lihtne aru saada, see on takistus, see on näiteks mahtuvusega seotud. Ja seda on üsna kerge, eks ole, eraldi lugeda. Sellest valemist me saame kohe välja lugeda, kui suur on takistus ja saame siit arvutada siis soovi korral üsna kerge vaevaga, et kui suur on siis kas induktiivsus või mahtuvus. Nüüd, kui meid huvitab hoopis see, kui suur on selle ahela otstele antava pinge ja ahelat läbiva voolu amplituudide suhe, siis on meil palju mõnusam kasutada sellist suurust, nagu on impedantsi moodul, tähistatakse selliste püstipulkadega nagu absoluutväärtuse märk. Ja seda saab leida Pythagorase teoreemi abil sellise lihtsa valemiga. Ja seesama
impedantsi moodul on siis ahelat läbiva pinge ja voolutugevuse amplituudide suhe. Näiteks kui anname ahelostele pinge 5 volti ja impedantsi moodul on 10 ohmi, siis tulemuseks saame, et seda ahelat läbib voolutugevus, mille amplituud on pool amprit. Aga nüüd jällegi varasemast meelde tuletades, siis nii mahtuvus kui induktiivsus tekitasid siis nende läbiva või neil ostel oleva pinge ja neid läbiva voolu vahel faasinihke. Ideaalsel juhul siis vastavalt pluss ja miinus 90 kraadi. Nüüd, kui me paneme kokku elektriahela, kus on nii reaktiivsus kui aktiivtakistus, siis me saame samamoodi faasinihke pinge ja voolu vahel, mis jääb nüüd siis kuskile vahemikku pluss miinus 90 kraadi, sõltuvalt siis kui suure iga komponendi väärtused on ja millist tüüpi komponentidega tegemist on. Seega impedantsi puhul erinevalt takistusest meil ei piisa ainult ühest arvust, ehk kui suur on pingete ja voolude amplituudide suhe, vaid meil on vaja veel teist arvu, kui suur on siis pinge ja voolu vaheline faasinihe. Ja seda nimetatakse siis impedantsi faasiks, seda saab erinevate tähtedega kirja panna, kasutame meie näiteks kreeka tähte teeta ja selle arvutamiseks vaja leida siis arcus tangens, imaginaarosa ja reaalosa suhtest. Ja seega siis impedantsi annabki kirja panna kahel eri viisil. Võime kasutada kompleksarvu algebralist kuju, nagu me oleme siin teinud. Võime teda kirja panna ka kompleksarvu eksponentsiaalsel kujul. Sellisel juhul kirjutatakse ette moodul, mida me saame selliselt arvutada. Ja matemaatiliselt siis E-astmel J ja teeta. Ja kusjuures elektrotehnikas kasutatakse selle E-astmel J asemel lihtsalt nurgasümbolit. Sellisel juhul näeks see kirjapilt välja selline. See ei ole mitte mingi tähtega arv, see on lihtsalt nurgasümbol ja siia taha kirjutatakse seesama faasinihe. Ehk siis mõlemal kirjapildil on omad eelised, omad puudused, üks sobib ühes kohas, teine teises kohas, mõlemad kajastavad ühte sama informatsiooni, lihtsalt kaks eri viisi, kuidas neid annab siis kirja panna. Nüüd tulles jällegi tagasi päris algusesse ehk takistuse juurde, siis kui meil on vaja ühendada jadamisi mitu takistit, siis nende kogu takistus on väga lihtne. Me liitsime lihtsalt üksikud takistused kokku. Nüüd, kui meil on kuskil vaja panna paralleelselt kaks või rohkem takisteid, siis me saame samamoodi arvutada välja, kui suur on see kogu takistus, aga see arvutusvalem on üsna selline ebamugav, pikk ja lohisev. Ja seega kasutatakse sellistel juhtudel takistuse pöördväärtust, mida nimetatakse juhtivuseks. Tähistatakse G-tähega inglise keeles sõnast conductance ehk juhtivus. Ta on lihtsalt takistuse pöördväärtus ja tema mõõtühikuks on siis Siemens. Nüüd samamoodi, kui meil on vaja siis jadamisi ühendada mitu impedantsi, siis on mõnus neid omavahel kokku liita, täpselt samamoodi nagu jadamisi ühendatud takistusi. Kui meil on vaja impedantsi ühendada rööbiti, siis on jällegi mõistlikum impedantsi asemel kasutada tema pöördväärtust ja seda nimetatakse admittantsiks, tähistatakse Y-tähega ja täpselt samamoodi on defineeritud kui 1 jagatud Z-iga ja mõõtühik on samamoodi Siemens. Kusjuures siin oleks vist õige aeg korra minevikku hüpata ja mainida, et ka impedantsi mõõtühikuks on ohm. Sest et on nüüd kompleksne suurus, aga mõõtühik on ikka ohm. Ja nüüd matemaatiliselt on kõik lihtne, vähemasti selle valemi kujul. Praktikas tekib küsimus, et kuidas me leiame kompleksarvu pöördväärtust ja selleks on põhimõtteliselt kaks trikki. Esimene variant, kui me tahame nüüd päriselt näiteks arvutada, siis me saame, et Y on võrdne 1 jagatud R pluss JX. Ja me ei oska sellist teed lahendada. Ma ei tea, kes keegi üldse oskab või sellel puudub konkreetselt lahendus. Aga matemaatiliselt saab kasutada sellist head trikki, mida meile kunagi õpetati kui 1-ga korrutamist. Ehk nimelt korrutame selle võrrandi parema poole läbi numbriga 1. Me võime 1-ga korrutada mõlemat võrrandi poolt läbi, tulemus sellest ei muutu. Aga me paneme selle 1 kirja natukene erilisel kujul, ehk R miinus JX jagatud R miinus JX. Senikaua, kuni see lugeja ei ole 0, on seesama jagatis alati võrdne 1-ga.
Ja kui me nüüd selle korrutustehte siin nimetajas ära teeme, siis me avastame oma suureks rõõmuks, et me saame R korda miinusjotiks ja saame R korda plussjotiks, lisaks saame veel R ruudu ja saame miinusjotiks ruudu, aga kuna jott on defineeritud kui ruutjuur -1, siis jott ruudus on -1 ja -1 on lihtsalt +1. Ehk pikk jutt lühidalt. Tulemus on R miinus jotiks ehk selle meie esialgse impedantsi kaaskomplexarv jagatud läbi R ruuduga pluss X ruuduga. Ehk see on siis üks viis, kuidas saab arvutada siis impedantsist admitanssi ja loomulikult ka vastupidi. Ja teine palju lihtsam viis, et kui on see impedants antud meil sellisel eksponentsiaalsel kujul, siis on 1 jagatud setiga lihtsalt 1 jagatud seti moodul ja miinus faasinurk. Ehk siis leiame moodulist pöördväärtuse ja faasinurgast leiame vastanud arvu. Ja see on ka üsna hea näide sellest, miks mõnikord on siis seda impedantsi mõistlikum kirja panna sellisel eksponentsiaalsel kujul, mitte jätta teda sellisele algebraalisele kujule. Matemaatika on lihtsalt lihtsam. Ja viimane asi, mida meelde tuletada, on siis see, et kuna nii mahtuv takistus kui induktiivtakistus on mõlemad sagedusest sõltuvad, nad on sageduse funktsioonid, siis ka nii impedants kui admitants on üldjuhul sagedusest sõltuvad. Ehk me ei saa lihtsalt öelda, et impedants on nii suur, vaid me peame ka ära defineerima, et millise sageduse juures. Need tüüpiliselt siis kirjapilt võime tahta kasutada, paneme siia sulgudesse siis sageduse tähise ehk rõhutada, et see on sagedusest sõltuv suurus. Kas võime mingi avalduse kirja panna, meelendada mingi tabeli või graafiku kujul, aga oluline on see, et impedants ja admitants on üldjuhul sagedusest sõltuvad suurused.